Jaa, ma ütleksingi 3 sõna või lausega siis nii, et vaadake, kõik need erakonnad, kes on nüüd proovinud valitseda, ei ole meil hästi hakkama saanud ja Vabaerakonnale ei ole seda võimalust antud, teised kardavad neid, nad ei julge nendega isegi koalitsiooni minna, sellepärast Vabaerakond teeks õigeid asju ja ta on mõistlik, konservatiivne valik. Vabaerakond kasutab kõige vähem kuluhüvitisi ja ma leian, et siin ei olegi teisi variante, kui üldse parlamendierakondade poole vaadata. No ütleme niimoodi, et see on kartellivärine demokraatlik alternatiiv. EKRE, kas on kartellivärine, on küsitav ja kas ta on demokraatlik, on ka küsitav. Nii et seda me peame kehastama ja isegi kui me ei ole perfektsed, me oleme teinud vigu, me ei ole neid vigu teinud egoismist ega laiskusest. Me oleme olnud kõige töökamad nii oma programmi loomes, Riigikogu töös, et see peab olema see pluss, millega veenda. Me oleme mõnikord seda ise häbenenud. Aga me oleme kohati nagu hullult tööd teinud, võib-olla ka tühja tööd teinud. Aga meid ei saa süüdistada valetamises, varastamises, kõigis nendes asjades, millega valitsemise juures olnud erakonnad on vahele jäänud. See kuluhüvitiste asi ei ole ka ilmselt vähetähtis. Kes veel ennast saunas? Nojah, et kui asjad saunas otsustatakse, siis kõigepealt peaks Vabaerakond hoolitsema selle eest, et oleks Vabaerakonna siltidega õlumüügil. Et siis iga üks mees, kes läheb sauna, võtab Vabaerakonna õlle kaasa ja et sealt hakkab siis asi vist peale. Aga ma arvan ikkagi, et me võiks anda selle veenda oma õllesõppu seal saunas, et kui valid Vabaerakonna, siis sa saad inimväärsed elutingimused väljaspool Tallinnat. Tallinnas me aitame ettevõtlust sellega, et me viime tööjõumaksud alla. Moodse majandus saab jalad alla sellega, et me pakume võimsaid lahendusi digimaailmas, digimajanduses. Ja vabaühendustele võiks ka öelda midagi, et need, kes vabatahtliku tööd teevad, et ka nende elu teeme paremaks. Et ma võiks öelda niimoodi ühe loosungi, et teeme töö tasuvaks. Enne kui leidi viskatakse, et miks Vabaerakond? Ei ole valetanud, ei ole varastanud ja saunanurga taha rusikat vibutama ka ei lähe. Tähendab, keeruline küsimus. Selles mõttes, et meil võib olla sõnum väga hea, ikka jälle sama küsimus, et see usutavus, et tähendab seda usutavust praegu, et sellega kõik selle asja ellu viimine, seda usutavust seda saunaloal ei teki paraku. Ja selles mõttes on ainuke, ma ütleks seda nii lühidalt ära, et miks Vabaerakonda vaja on tegelikult see, mida Andres ütles, et vaja on Riigikogusse demokraatia ja korruptsiooni valvekoera. Aga see on see roll, see on see usutav roll, mida me praegusel hetkel või ütleme loodetavasti peale pühapäeva saame valijale öelda ja mida ta ka võtab ühesõnaga nii-öelda tõsiselt, et me ei bluffi, et see on reaalne. Alla, sina oled peale üle. Mina võtta. No kuna mina olen nagu majandussektoris tööd, siis mul on ka sõbrad majandussektoris enam jagu. Ja väga lihtne on nendega saada ühist keelt. Ütle, et ainuke hobune, mis seda vankrit peab, on majandus. Kõik ülejäänud parasid. On muidugi edasi lahata asja, siis ju tead, et on kasulikud parasiidid ja on kahjulikud parasiidid, mis aitavad seda vankrit vedada. Ja sellega põhjendaks kohe, nagu siin on, et tööjõumaksud alla ja asi läheb paremaks, sest et tegelikult miks meil ei ole töökäsi, on täna sellest, et meil ei ole konkurentsivõimelist palka. See on ainukene. Oleks ta kolmandki konkurentsivõimeline see palk, meil oleks kõik need 200 000, kes meil praegu Soomes istuvad või juba maailma, kõik tagasi. Aga see on pigem teema.
ja ongi, me ei pea neid Ukrainast tooma, kui meil enda omad olemas. Aga seal on muidugi ahnus mängus jälle ja kõik muud asjad ja kaasa arvatud see tööjõumaks. Aga sen me anname ettevõtjale võimaluse maksta seesama tööjõumaksu pealt palgalisa nendele inimestele, kes tuleksid tagasi. Väga lihtne. Asja lahendada, ei maksa keeruliseks. Tegevjuhina mõtleme, kas ma olen kasulik parasiit või kasulik parasiit. Võt. Aga Jüri ja siis oli... No, nendes niisugustes mõttemängudes või eksperimentides, nagu ju praegu sauna situatsioon, et neid on üsna raske üle kanda tegeliku saunas oleku tegeliku suhtumisse. Et esiteks igaüks räägib meil oma lemmikteemal, sina räägid majandusest, mina räägin, ütleme, seal riigi korraldusteemal ja oleneb ka kaasvestlejast, aga nagu üldine soovitus minul on küll, et suurt teooriat ja mitte eriti rääkida ja mitte, et minul on tunne, et Eesti valijale ei tohi anda selliseid lubadusi või selgitusi, mida see valija ei pea realistlikuks. Siin nii sa tõukad ära. Et kui sina vastad see näiteks tõesti niimoodi, et üksik kõige tähtsam küsimus, mis Eesti rahva ees praegu seisab, on teha kõik võimalik, et vahepeal välismaale läinud eestlased tuleks kodumaale. Et minu arust see on ideaalselt hea vastus. Kõik saavad sellest aru. Ja kellelgi ei teki kahtlust, mida sa mõtled. Kui mina ise peaks vastama, siis mina tõenäoliselt vastaks sama, mis Ants, aga meid ühendab see, et meil on mõlemal olnud, eks ole, Riigikogu kogemus. Et meie tõenäoliselt ütleksime niimoodi, et kui meiesuguseid järgmises Riigikogu koosseisus ei ole, siis tehakse seal veel koledamaid asju, kui praegu tehakse. Et see oleks arvatavasti tehniline vastus. Mul tekkis see siin jutus käigus, et äkki peaks tegema niisuguse meene nagu vaba õlu. Väga hästi läks peale, kui et valijad on vaba ju, võta vaba. Juurde asja me küll ei tea. Ei saa, jah. Nii, kas on veel sest ta võib olla ju alkoholi